Aitäh, et olete tulnud meiega reisile. Mina olen siin Epp Petrone kirjastaja ja minuga koos on siin Terje Toomistu, minu San Francisco autor ja ka raamat Minu San Francisco, mis on üsna omapärase kaanega. Et on mõnes mõttes selline värviline, vikerkaarevärviline, põnev ja samas olen mina kuulnud seda ütlust, et ta on kuidagi kõhe. Silmad sellel tegelasel on ju silmaaugud pimedad, need ongi päikseprillid, aga nad mõjuvad nagu kuidagi ühesõnaga düstoopiliselt võiks öelda. Ja siin raamatus on väga palju kihte ja me ei hakka rääkima eriti palju sellest, mis kursil on Ameerika ja milline düstoopiline kodutute kolooniate teema aga ma tuleksin selle nurga alt hoopiski praegu, et üks kiht siin raamatus on taju muutvad ained, võib nii öelda, Terje. Need kihte on ju siin palju ja minul palus üks lapsevanem seda küsida, et kuidas me suhtume sellesse, et me oleme kirjutanud raamatu sarjas, mis on paljudes koolides kohustuslik teismeealistel ja siin on sees kanep ja muud toredad ained. Vot selline on minu, see ei ole nagu otseselt nüüd nagu see düstoopia, aga mõnes mõttes on ka selline hirm, mis on lapsevanematel, et kuhu meie lapsed suunduvad ja sa oled muide kuskil ütelnud seda, et praegu toimub psühhedeelikute renessanss. Ma polnud enne nii mõelnud, aga kui mõtlema hakkasin, siis et võib-olla tõesti, et vaata, sa elad oma elu ja sa ei saagi aru, mis täpselt on moes rohkem kui eelmistel kümnenditel. Sul on omal ka laps, eks ole, aga ta on veel nii väike, et ta ei saa seda raamatut lugeda, aga ma tean seda, et kõige noorem klass on 6. klass, kellele on pandud vabas valikus minu sarjaraamat. Ma ei teinud seda sarja selle mõttega, et oleks 6. klassile soovituskohustuslik raamatusari, aga nii on läinud. Ja mul ei ole endal nagu täpselt mingit mustvalget positsiooni. Ja ma arvan, et väga tore, kui on adekvaatseid kriitilisi käsitlusi teemadest, mis paljusid teismelisi huvitab. Ja et ütle mulle mõni noor, kes ei oleks huvitatud mingisugustest taju muutvatest ainetest, eeskätt alkoholist, eks ole. Et eks neid on ka, aga noori ju ikkagi huvitavad need asjad ja sellepärast on vaja käsitlusi, mis seda teemat avab. San Francisco lihtsalt on ajalooliselt olnud selline linn, mis on justkui selle trippimisega väga seotud. Kõik see, et ta oli hipiliikumise globaalne epitsenter, LSD oli tollal legaalne, kõik siis seal need üle Ameerika kohale sõitnud noored pruukisid seda asja kohati vastutustundlikult. See oli see kuulus armastuse suvi 1967 oli see vist, kui ma nüüd õigesti vaatan, et kui vanad nad olid, et nad olid ju tegelikult teismelised. Nad olid paljuski teismelised ja üliõpilased, kes siis selle armastuse suve kutsungi peale sinna kohale sõitsid. Arvatavasti mitte 6. klass, aga see on nagu minu oma vahemärkus õpetajatele, et ma arvan, et 6. klass ei ole veel õige klass, et äkki 8. või nii või 9. klass. Ja sa mõtled, et 6. klass on 12-aastased. Aga hea küll, räägime edasi. Kujutame ette, et võiks olla ikkagi, ütleme siis 8. klassile näiteks. Ja, mis vanusest nad seda kuristikrukis loevad? Ma mäletan, et kui see tuli, see oli küll nagu, et see on kirjandus. Et tegelikult on vaja nagu tõsiseid teemasid, et ei tasu ju ka noori alahinnata ja parem, kui nad loevad seda natuke enne kui natuke hiljem. Et selles raamatus tõesti on nagu trippimist või sellist nagu ainetega nagu kokkupuuteid, sest et see linn on selline nii ajalooliselt kui ka tänapäevaselt, aga ma arvan, et siin on ka selline kriitiline või
tasand, et mismoodi vastutustundlikult neid aineid teha või mismoodi on vigu tehtud nende asjadega ja kuidas seega, milliseid aineid kasutatakse, on väga palju seotud sotsiaalmajandusliku taustaga. Et üks asi on see, mis liiguvad tänaval, mis on päris õudsed asjad, nagu see crack on ju, mis kodutute seas levib. Aga teine asi on see, mis asi on crack siis täpsemalt? See on ta on siis suitsetatav kokaiini versioon, mis on ikkagi üsna kohutav asi. Et samamoodi see crystal meth, et kui San Franciscos ringi liikuda, siis võib näha, nagu osad inimesed, nende keha juba liigub kuidagi väga imelikult ja asi on lihtsalt selles, et nad on teinud oma aju katki nende ainetega. Ja ma arvan, et on väga oluline, et noored teeksid vahet, et mismoodi, mida kasutada või mitte kasutada või mis on see vastutus, kui sa üldse midagi oma keha sisse paned. Ja et inimene teeks selle teadliku valiku ja turvalises kontekstis, kui ta soovib midagi oma keha sisse panna. Ma mõtlen ka seda, et ma ei olnud toimetaja, ma olin, kutsume puhverlugeja siis või, et oli seal mõned kohad, kus ma soovitasin võtta seda vähemaks. Tegelikult seda, et see kanep ei tuleks nagu igalt poolt kogu aeg sinna konteksti, aga samas see oli absoluutselt selge, et see on üks oluline teemaliin ja sa ei saaks rääkida oma lugu ilma kanepita. Ja kanep on Ameerikas legaalne tänaseks, et millest me räägime, et tol hetkel, kui me seal elasin, oli ta ka ikkagi olid need poekesed, mis pakkusid seda, tol hetkel oli vaja mingit kaardikest, et seda saada, aga ta nagu liikus väga palju. Ja loomulikult mina olin tol hetkel ikkagi väga kriitiline, kui ma nägin seda, kuidas kanep läheb vabaturule. Minu meelest see ei ole okei, kui sa nagu sellised ained viid nagu turumajanduslikku olukorda ja ma tunnen väga suurt muret just nimelt nende samade teismeliste pärast, kes ei suuda nagu vahet teha, mis asi on turundus ja mis asi on siis nagu inimese vaba tahe midagi teha. Et selles mõttes on see nagu omaette suur diskussioon, et kas kanep peaks olema legaalne või mismoodi ta peaks olema legaliseeritud või kas ta peaks olema nagu samamoodi nagu turumajanduses nagu alkohol meil on, siis ma olen pigem see konservatiivne hääl sellest diskussioonist. Mul on küsimus, et vaata LSD oli ju legaalne ja siis keelati, on illegaalne, et on ju USAs illegaalne. Ja ta on üle maailma illegaalne. Ja üle maailma on, aga miks siis keelati, et on sa võimalik lühidalt ära öelda. Et samas on see ju LSD ristiisa nimeline peatükk, et see on kõik nagu kultuuriliselt väga vinge teema, aga mingi asi, et on ikkagi ajule ohtlik. Ei, asi ei ole selles, et kas ta on ajale ohtlik või mitte, aga miks sellest ära keelustati oligi see, et ta algselt oli ju psühhiaatrite kitsas ringkonnas, pärast seda, kui Albert Hoffmann selle sünteesis. Psühhiaatrid testisid seda ainet, nad leidsid, et seal on mingi tohutu potentsiaal inimese teadvuse uurimiseks või vaimse tervise probleemide lahendamiseks juba 50-ndatel, 60-ndatel. Ja Stanislav Grof oli üks nendest, kes tegi LSD teemal oma doktoritöö Tšehhoslovakkias, kus samamoodi täiesti ametlikult toodeti LSD-d ja seda uuriti siis teadlaste kitsas ringkonnas. Ja see on siis see huvitav kokkupunkt, et kuidas lääne hipiliikumine ja nõukogude hipiliikumine võivad olla omavahel seotud, kuna Stanislav Grof noore teadlasena läks ka Nõukogude Liitu seda LSD tutvustama. See oli 64. aastal Peterburis, kui ta võttis kaasa 300 ampulli LSD-d ja siis nad tegid kliinilisi katseid ja siis arutati seda, et mis see kogemus on ja kõik oli veel nagu selline. Aga siis, mida ma siin raamatus ka kirjutan, on see hetk, kus see aine liikus nagu popkultuuri. Ja džinn läks purgist välja. Ja see oli siis, oligi 67 või? Ja see oli siis paljuski Timothy Leary teene, kes oli ju ka olnud Harvardis auväärne professor ja ta andis oma tudengitele seda ainet, et ta tegelikult nagu rikkus nagu ka mingeid selliseid eetilisi nagu arusaami, kuidas üldse mingite ainetega võib ümber käia. Tšehhis nagu nii-öelda siis purgist välja? Ei läinud. Mulle tuli meelde, et 68. toimus Praha kevad. Äkki seegi seotud? See on nagu nii, nagu natukene nagu selline fantaasiamäng, aga see on huvitav, kuidas üks aine on seotud sellega, et need
liikumised ja lained tulid mitte ainult, ma ei tea, tähtede seisust, vaid võib-olla tõepoolest sellest, mis ained liikusid, aga millal see Steve Jobs seda siis sai kasutada, et siis oli juba tegelikult illegaalne? Võimalik, ma nii täpselt ei tea neid aastaid, sest tegelikult või mina väga huviga lugesin Steve Jobsi elulugu ja mingeid filme vaadanud ja ma tean seda, et see oli Steve Jobsi jaoks väga oluline aine elus, aga ma ei ole ka nagu niimoodi näppu peale pannud, et millal see aine siis teda muutis. Ta on öelnud jah, et see oli tema elu ühe 3 olulisema kogemuse hulgas. Ja no enne jäi jutt pooleli sellest Timothy Leary'st, kes siis 67. aasta alguses Golden Gate pargis siis kuulutas välja sellise psühhedeelse spirituaalsuse manifesti ja ütles oma kuulsad sõnad, et turn on, tune in, drop out ehk siis ärata oma teadvus ja ole lainel ja astu välja siis sellistest sotsiaalsetest normidest. Ja see oli jaanuaris ja sellega tegelikult sai alguse see armastuse suvi ja noh, kuigi tol hetkel juba LSD oli nagu keelustatud, et see juba toimus mõni kuu enne seda, et aga see LSD keelustamine toimuski just nimelt reaktsioonina sellele, kuidas Ameerika võimud nägid, et mismoodi seda ainet kasutatakse hipide hulgas, kuna hipid olid ju, keerasid selja domineerivatele väärtustele, oma vanemate põlvkonna väärtustele ja tahtsid elada teistmoodi ja sugu oli ka seal oluline, et mis mõttes poisid kasvatavad pikki juukseid ja tüdrukud nüüd käituvad niimoodi vabameelselt, et see oli nagu hästi palju seotud noh, kõikvõimalike normidega, no rääkimata sellest, et hipid olid Vietnami sõjavastased, et hipid tahtsid rahu ja armastust ja hipiliikumisega oli ju seotud ka kodanikuõiguste liikumine, rassismivastane võitlus, sõnavabaduse võitlus, et see kõik oli nagu seal sees. See on kõik väga põnev ja ajalooline ja arvatavasti ajamasinaga sa esimesele nupule vajutaksid, läheksid sinna 67. Aga ma tulen tagasi tänapäeva ja ikkagi küsin, et mis selle LSD-ga siis tänapäeval on? Kas see on sinu andmetel saadaval San Franciscos? Kas Eestis on saadaval? Tead sa sellest? Sest mina ei tea ausalt. Ma tean seda, et ayahuasca, just pärast räägime ka, aga see LSD, see, mis on nagu selline märgiline 60ndate põlvkonna. No see psühhedeelia renessanss ju viitab ikkagi sellele, kuidas on viimase 10-15 aasta jooksul kasvanud kliiniliste uuringute arv, mis tegelevad siis psühhedeeliliste ainete uurimisega vaimse tervise hüvanguks põhiliselt. Et see tähendab seda psühhedeelia renessanssi, et vahepeal pärast seda hipiliikumist olid need ained tohutu tabu all, just nimelt seesama, kuidas hipid sellega ümber käisid, kohati väga vastutustundetult ja siis nii-öelda LSD on nagu kõige suurema tabu all. Et kui vaadata seda, et mis aineid uuritakse, siis LSD on võib-olla nagu see kõige nagu raskemini uuritatav selle sama maine tõttu, et mis on seotud selle hipiliikumisega. Aga vaikselt nagu uuritakse, aga et eelmine aasta oli väga lähedal, et MDMA võiks saada siis nagu loa kasutada teraapia ravimina, aga see ei läinud veel läbi, et nüüd nii-öelda veel kord nagu uuritakse ja koostatakse neid protokolle, et kuidas seda kõike teha turvaliselt, aga ketamiin näiteks on Eestis on samamoodi võimalik täiesti legaalselt kliinilistes tingimustes oma teraapiaravis kasutada siis ketamiini. Et see teenus on nüüd Eesti turul ka täiesti olemas. Aga Ameerikas siis ka nagu kõik need startupid siis püüavad nagu leida seda lahendust ja mingis mõttes on see tohutu potentsiaal, sest et
vaimse tervise kriis on väga sügav, inimesed otsivad abi ja tihti nad otsivad abi siis sellega, et nad lähevad ise oma sõbraga kuskile maakodusse ja siis süüakse seeni ja loodetakse, et see nüüd ravib kõik need probleemid või siis minnakse ayahuasca tseremooniale, et need on ju kõik ka mingis mõttes kas siis suuremad või väiksemad appikarjed, et kas inimene tahab päriselt lahendada oma sõltuvusprobleemi või oma vaimse tervise nagu kriisi või siis ta tahab lihtsalt kogeda teistsugust maailmatunnetust, et ka nii-öelda see rekreatiivne kasutus on ka ju täiesti aga räägime ayahuascast, sest et nagu ma ütlen, et minuni ei ole jõudnud selliseid jutte, et kusagil LSD-d saab, aga seda juttu olen ma küll ja veel kuulnud, et on Eestis need kohad, kus saab teha ayahuasca tseremooniaid läbi, mis on siis pärit, no täpsemalt ise rääkida, aga no igatahes teiselt poolt planeeti. Mina olen neid kutseid saanud niimoodi, et noh, kuna ma kirjutasin romaani Linnude koodid, kus oli üks oluline teemaliin, et nad tegid ayahuasca tseremooniaid mitu korda ja ma otsustasin, et ma ei julge minna Eestisse seda läbi tegema. Kasutasin kaudseid võimalusi, lugesin läbi ka Sinu 7 maailma, Sinu ja Berit Renseri teistkordselt, vaatasin täpselt, tunnetasin. Siis on seda ayahuasca kunsti on tegelikult YouTube'is, et need inimesed, kes on tajunud maailma teistmoodi, on seda kunsti pannud ja seda saab vaadata. Ja mina lihtsalt tegin niimoodi, et mul tuli mingi sisetunne, et see ei ole õige, sest seal on mingid ohud. Ja huvitaval kombel minu Panama raamat, mis just värskelt välja tuli, seal on üks täiesti selline nagu kõrvalliin korraks tuleb, et seal isegi ikkagi õigel pool planeeti, aga Panamas juhtub just siis, kui nemad on seal selles samas piirkonnas, et sureb ära ayahuasca tseremoonial üks inimene. Et need ohud on ikka päris suured selle asjaga ja samas ka võimalus, et tajusid avardada. No ohud ei ole kindlasti olemata. Et muidugi tuleb teadlik olla, et mis on sinu südameseisund näiteks. Et ma arvan, et kui on ikkagi südame mingid haigused, siis siis tasuks ikkagi väga ettevaatlikult nendesse asjadesse suhtuda, et neid olukordi on olnud, aga arvestades kogu seda massi, on nad ikkagi väga väiksed, aga kindlasti ei ole need ained ohutud igas mõttes, et riskid ikkagi kaasnevad. See peab olema ikkagi haritud šamaan, kes seda ringi hoiab, võib nii öelda või? Ja sina tegid teda nagu minu kogemused pärinevad Peruust, jah. Et Peruus on selles mõttes asi selge, et need šamaanid või need kohad on olnud seal tihti põlvkondi ja sealt on need teadmised, aga näiteks võib olla, et see šamaan ei räägi inglise keelt, ta räägib ainult hispaania keelt, et kuidas siis sellega toime tulla. Et ma arvan, et on ka omad riskid teha seda tseremooniat ka väga sellises nii-öelda kaugel asuvas või väga sellises arhailistes tingimustes, et ka mingi pluss võib olla ikkagi sellistes kaasaegsetes keskustes, kus tseremooniale järgnebki psühholoogiline konsultatsioon ja kus need kogemused kõik integreeritakse ja selle eest siis küsitakse kõva raha, et sinna minna. Et ma ei ole ise käinud sellistes kohtades, aga ma arvan, et seal võib olla täiesti nagu oma põhjus, miks nagu läänest tulnud inimene võib just nagu sellistes kohtades just seda abi saada, kus sinuga räägitakse inglise keeles ja kus on nagu ka meditsiiniline abi näiteks lähedalt võtta. No ausalt öeldes mina selleni jõudsin ka oma mõttega, et kui elus peaks tekkima võimalus minna Peruusse, siis see on see koht, kus ma olen nõus õiges kohas, ilmselt ka päris palju makstes turvalisust ja autentsust kombineerides see tseremoonia läbi teha. Aga kuidas sa suhtud Eestis
Eesti metsataludes ajahuaska tseremooniatesse? No kunagi sel ajal, kui me Pertliga kirjutasime selle 7 maailma raamatu ja ma kuulsin nendest Eestis toimuvatest tseremooniates, olles ise antropoloogia tudeng, ma olin väga kriitiline. Ma olin kuidagi tundsin, et see on nagu selline kuidagi neokolonialism, et sa võtad selle aine sealt oma kontekstist välja, tood selle kuskile teise kohta ja kapitaliseerid selle, küsid selle eest raha, on ju. Et ma olin nagu kriitiline, aga aastad edasi ma kuidagi leidsin ka selle, et kui see ikkagi ajahuaskat, kui käsitleda seda kui ravimit, et kui see aitab inimesi ja kõikidel inimestel ei ole füüsiliselt või materiaalselt võimalik lennata teisele poole planeeti, reisida seal veel 3 tundi sügavasse džunglisse, elada seal sääskede ja kirpudega seal kuskil nagu džungli veerel, et see ei ole lihtsalt realistlik, et kõik inimesed tulevad sellega toime, et selles mõttes, kui sa mõtled, et see on ravim ja võib-olla sellel ravimil on ka, võib-olla sellel taimel on ka oma agenda, võib-olla see taim tahabki päästa meie maailma, et võib-olla see kättesaadavus on täiesti okei ja nii ongi need nii-öelda ka reisivad šamaanid, kes siis tuuritavad mööda maailma ringi ja levitavad oma teadmist ja oma tarkust, et see võib olla ka täiesti okei. Ja see on tegelikult põrandaalune teema, millest me räägime. Aga alati tasub tähele panna tõesti, et kes siis on sellest nagu need kasusaajad või kust see taim tuleb või kes on need inimesed, kes seda tseremooniat läbi viivad, et ikka tasub need asjad läbi mõelda, sest et see koht, kuhu sa annad oma raha ja oma keha on ikkagi see on habras ja oluline. Ja. Kas ajahuaska on USA-s legaalne või illegaalne? Minu meelest ta on ikkagi illegaalne, et ta on Brasiilias on ta legaalne. Peruus isegi ta on ka minu meelest nii ja naa, aga et ta on, kuna traditsiooniliselt on seal olnud, on ta ikkagi selles mõttes aktsepteeritud. Aga no sa oled ja selline aus ja avatud inimene ja paned siia kirja reaalsuse, aga sul on ju sees raamatus siis ajahuaska, ka siin San Francisco raamatus on. Ja see on muide väga huvitav tajude avardumise ajaliinist välja tuleku kirjeldus. See kirjeldus on natuke selle peatüki algne pealkiri olid ju need rõõmsad pranksterid, kus ma viitasin nendele Merry pranksteritele, kes olid siis enne hipiliikumist üks seltskond pööraseid eesotsas kirjanik Ken Casey'ga, kes siis võtsid seda LSD-d ka nagu hästi vabalt ja nad lihtsalt nii-öelda võtame seda ainet ja vaatame, mis saab, mis oli nagu erinev sellest Timothy Leary lähenemisest, kes rääkis, et ei, et LSD on sakrament ja peame seda tegema teadlikult ja see, kuidas me seda teeme, on hästi-hästi oluline ja nii edasi. Et mingis mõttes mina nagu leidsin selles olukorras, kus ma ise olin selline 21. sajandi prankster, et ma tegin mingisugust puru, teadmata täpselt, mis see on, aga ma läksin selle sõiduga nagu kaasa ja võib-olla tehes see kogemus läbi leidsin, et kokkuvõttes, et nüüd, kui see on tehtud, ma ei pea seda enam kunagi uuesti tegema. Ei, see on hea huvitav, ma kuulan siin, ma olen nagu sära silmis, ma olen täiesti nõus selle säraga sinu silmis, see on kõik nii põnev ja tegelikult minus ikkagi tiksub see. Sa pead teadma, et mul on 2 teismelist tütart ja tiksub see, et mis see eeskuju nad saavad, et tegelikult su lugu, sul on ju väga hästi läinud lugu. Sina oled maailma tasemel noor teadlane ja sa, et nagu, et see lugu saab niimoodi minna, et sa lähed, katsetad, tunnetad piirid ära, avardud ja tähelend noorteadlasena. Aga ikkagi on seda, võib ka hoopis teisiti minna. No see ongi see hüppelaua teooria, millega nagu noori tihti nagu hirmutatakse, et proovid korra kanepit ja siis järgmine päev oled narkomaan. Aga selleks, et nagu et see tõenäosus, et nii läheb, on ikkagi väga väike, et pigem nagu tulebki rääkida nendest asjadest nagu ausalt ja avatult, et mis on siis need riskid nende ainetega, et need ained ei ole mänguasjad ja selles mõttes on nagu hästi-hästi oluline, et oleks see teadlikkus ja
ja haridus selle taga, sest et noh, paratamatult noored proovivad mingeid asju või noh, võib-olla mitte kõik, aga arvestatav hulk ikkagi, neil on see uudishimu, kogu see kultuuriline taust, et ikka tehakse midagi või katsetatakse. Aga kuidas teha nii, et see oleks turvaline ja et see ei oleks tervisele kahjulik ja et see oleks nagu võib-olla see peaks siis legaalne olema, aga see on jällegi üks hirmus masinavärk. Ja isegi kui see ei ole legaalne, siis on vaja nagu haridust selles osas, et seesama kanep on ju, mis on võib-olla kõige kättesaadavam asi. Ma arvan, et teismelistel ei oleks okei seda kasutada. Et ma arvan, et see on piisavalt tugev aine ja see võib sinu aju ära vussida, kui seda teha liiga palju, liiga suurtes kogustes, liiga noore ajuga. Et kui sa oled keskealine, jah, proovi siis. Ja, siis on õige aeg avarduda. Aga sa oled ju huvitav tüüp, akadeemik, teadlane, samas selline üsnagi vaba hing oma olemuselt. Nii et ma julgen sinult küsida, et mis elu need akadeemikud elavad? Kuidas akadeemikuna teadusmaailmas läbi lüüa? Milline peab olema, millega peab arvestama? Sest võib ju praeguseks küll öelda, et sa oled edukas. Jah, et selles mõttes, kui tuli see kutse Oxfordi ülikooli järgmine aasta, siis ma mõtlesin, palju õnne. Midagi on lõpuks. Sest et juba see, kes vähegi midagi teab nendest akadeemilistest jõujoontest, et sa oled Fulbrighti stipendiumiga ja ka Berkeley ülikool on üks USA eliitülikoole ja nüüd siis veel Oxford, nüüd veel läheb et järelikult on midagi. Ja mis see on siis, et kas tuleb osata, ma ei teagi siis, õigete inimestega ka läbi saada, on see tähtis? Mina tunnen küll, et mul on alati nagu, et seda võrgustamisele ma ei ole nagu piisavalt palju tähelepanu pööranud, et ma kuidagi oma doktorantuuri ajal ma ei käinud väga palju konverentsidele ja pärast ma kahetsesin, et oleks pidanud ikka rohkem käima, et nagu tutvuda rohkem inimestega. Üks raamat on Väike maailm, mis mulle väga meeldis sellest teadlaste elust, et sa pead käima konverentsidel. Sa pead, kui lihtsustada, siis õigete inimestega jooma ja magama. Ma mõtlen just jooma, ka kohvi jooma siis. Aga et see on ikka tegelikult ka tähtis. Ma ei tea, et see võib olla tähtis, sest mingites olukordades on sul võib-olla vaja kokku panna mingi paneel, et minna konverentsile, siis on see, et aga ma tegelikult ei tunne kõiki neid inimesi, kes selles valdkonnas töötavad. Et eks karjääri edenedes on tegelikult oluline. Ja võib-olla ma tegin natuke vead, mul ei olnud sellist nagu võrgustumist nii palju, aga tühja sellest, et palju tähtsam on see, et sul on endal see uurimissoov ja sa näed nagu mingeid huvitavaid kohti, mis vajavad nagu lahti mõtestamist. Sest kui võttagi nagu see elu, mis sa elad, mis on siin San Francisco kaante vahel, elasid siis selle aja jooksul seal, sa tegelikult ühest küljest kulutasid oma aega selle võrgustumise asemel selle peale, et sa kohtusid päris nende ütleme kaasaegsete hipidega ja vaatasid seda elu, aga sa tegelikult panustasid sellesse oma arengusse antropoloogina, inimeste uurijana. Aga tegelikult oleksid sa võinud sama aja kõik veeta akadeemilises ringkonnas? Ei, ma veetsin akadeemilises ringkonnas ka palju aega ja lihtsalt raamatusse ma kirjutasin rohkem nendest asjadest, mis toimusid nädalavahetustel, sest et see oli see nii-öelda linn ja tema lugu. Aga ega ma ikkagi tegin seal tööd päris kõvasti ka ja öösel kella 2 lugesin mingit seminari materjale ja et nädala sees ma olin ikka nohik või vahepeal olid mingid faasid, kus ma olin ikkagi nagu padunohik, et istusin kella 9 õhtul raamatukogus ja nii edasi. Aga see ongi see San Francisco linn, mida ei saa ignoreerida ja ma kuidagi sattusin alguses ka sõpruskonna peale, kes siis justkui nagu näitas mulle sellist alternatiivset külge sellest linnast,
et ma arvan, et see rikastus minu kogemust ka, kui ma oleksin ainult piirdunud nagu teiste kaasdoktorantidega suhtlemisega. no ilmselt see ongi ka üks edu võti, et sul peab olema, mida uurida ja sul peab olema see võrgustik, kes sind toetaks, et sa saaksid siis võimendada seda, mida sa oled teada saanud. No minu puhul oli lihtsalt see, et mul tekkis lihtsalt ootamatult selline sõpruskond, kuna ma alguses maandusin selle Jamesi juurde ja siis Jamesi kaudu kuidagi tekkis kohe selline seltskond sinna ümber, Oaklandi kunstnikud, loovisikud, boheemlased. Aga ikkagi see akadeemiline karjäär siis või nii, et mõtlen, et ilmselt ka siin on kuigivõrd seda no kuidas ma ütlen, tajude avardumist või see, et Steve Jobsist sai Steve Jobs, et ta märkas mingisuguseid, no ütleme, tehnoloogia ja mõnu ja esteetika vahelisi seoseid, see pidi tulema sellest, et ta oli avardunud seisundis. Mis sa arvad, kas sinu sellistes akadeemilistes lähenemistes on midagi sellist olnud, et sa oled olnud nagu karbist väljas või see out of the box öelda, siis need nagu nendest tavamustritest väljas. Kas siin on mingi põhjus, miks sind kutsuti nendele üsna noorelt, nendele loengutuurile siis või kuidas öelda, mitte tuurile, aga suurtes Ameerika ülikoolides õnnestus sul pidada avalikke loenguid. Ja see on ikkagi üsna vau. See tuli jah mulle üsna sükse vauna ka seal, et kuidagi leidus neid inimesi, kellele pakkus huvi see, mis ma tegin, et mul oli seal Indoneesias tehtud juba oma doktoritöö välitööd ja mul oli midagi öelda. Nii, leidus inimesi, see oli võrgustik. Aga mida sa siis tegid? See küsimus, et kas siin on midagi ebatavalist? Võib-olla me lähemegi siis Indoneesiasse oma küsimusega, sest tegelikult see, mida sa siis USA-s elades loengutes esitasid, oligi see, mida sa olid tegelikult juba Indoneesias uurinud. Sest muide, armas kuulaja, et te teaksite, Terje on elanud ka Indoneesias enne seda. Kas sa seal õppisid ka antropoloogiat juba või? Ma olin tol hetkel Eestis etnoloogia magistriaineid võtnud ja plaanisin teha magistritöö etnoloogias, ma tegin 2 magistrit ja siis ma olin Indoneesias lihtsalt algselt huvi pärast indoneesia keelt õppimas, et see oli minu nii-öelda tudengi staatus. See olite koos Peritiga, eks ju, see teie tandem, koos läksite Indoneesiasse? Me läksime samal ajal, me olime erinevates linnades ja erinevates ülikoolides. Jah, sest muideks Perit on kirjutanud raamatu Minu Indoneesia. Ja sina oled seal vist kuidagi ka kõrvaltegelasena. Just, et me olime samal ajal seal. Jah, Ageri linnades. Ja siis sa hakkasid nagu midagi seal Indoneesias märkama, mis osutus põnevaks rahvusvahelisel tasandil. Jah, et seal Indoneesias elades õppides oli mul päris palju vaba aega, et ma olin üliõpilane, aga mul toimusid tunnid ainult teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja hommikuti. Ülejäänud aeg oli vaba, ehk siis ülejäänud aeg ma olingi nii-öelda nagu wannabe antropoloog või nii-öelda kirjutasin blogi, tegin pilti, kohtusin huvitavate inimestega, uurisin asju, mis tundusid põnevad ja seal samal ajal oli ka minu sõber Kiva, kes on kunstnik ja talle tehti ettepanek osaleda ühel näitusel siin Eestis ja siis tema tegi omakorda mulle ettepaneku, et teeme midagi siis nii-öelda kunstantropoloogia nagu koostöös ja siis sealt tekkiski see, et need Indoneesia transsoolised naised, et me elame nagu maailma suurima moslemi populatsiooniga riigis, aga siin on nähtav transkogukond, et hakkame seda asja uurima, mis seal on. Ja siis me hakkasime seda kaameraga uurima ja sellest tuli minu esimene dokumentaalfilm. Ja siis sellest dokumentaalfilmist kasvas välja minu doktoriprojekt. Nad tunnevad, et nad on sündinud mehed ja nad tunnevad, et nad on naised ja nad kannavad naiste riideid ja nad väljendavad ennast naistena. Et okei, selge. Ja Indoneesias nimetatakse neid variadeks. Need on füsioloogiliselt üldiselt mehed. Ja see osutus huvitavaks siis USA ülikoolidele.
ja sellest tegid sa need loengud. Samal ajal uurisid sa nõukogude hipisid. Aga sellest sa neid loenguid ei teinud veel, nõukogude hipidest. Et see oli alles sellises nagu embrüonaalses seisundis uuring. Ja siis, aga see oli ka huvitav, et ma San Franciscos elades kirjutasin selle nõukogude hipide dokumentaalfilmi stsenaariumit ja käisin Los Angeleses külmasõja muuseumis arhiive vaatamas, mis oli siis tol hetkel vähemalt nagu ainus muuseum, kus üldse oli nõukogude hipide visuaalset arhiivi. Kuidas, kas see kuidagi, jälle läheme selle illegaalse ja legaalse teema juurde, et kuidas see nõukogude hipide värk sinna Los Angelesse sattus? Ametlikult või salakohvris või? Ei, see tegelikult sattus väga konkreetselt ühe ajaloolase kaudu, Juliane Fürst, kellega me olime juba Eestis kokku puutunud, kuna selgus, et me mõlemad uurime paralleelselt nõukogude hipi liikumist. Ja tema kuidagi siis, tema teene oli see, et mõne Peterburi hipi isiklik arhiiv müüdi siis Vende muuseumile. Et see oli kuidagi tema isiklik selline et oli siis ikkagi vahendaja. Ametlik, et nagu Venemaa või Nõukogude Liit või kes seal siis sellel hetkel oli see riik, lubas oma Ei, see oli ikkagi välja. juba siis, kui oli Venemaa, see oli enam-vähem samal ajal või just äsja oli nagu see arhiiv sinna müüdud, et üks või paar hipid siis Peterburis said hea raha selle eest ja siis vähemalt on mingi osa arhiivides kuskil muuseumis säilinud. Ja kuna mina olin samal ajal San Franciscos, siis mul oli väga hea minna sinna Vende muuseumisse. Kas sa muidu kusagil Venemaa arhiivides ka selle filmi jaoks käisid? Jaa. Käisid ka? Proovisin. Kuidas sa oled ka Venemaal elanud? On mul õigesti meeles? Et küll on Terje paljudes kohtades elanud, et te käisite, me olite Peritiga kunagi väga palju aastaid tagasi Voronežis mingi aeg õppimas. Jah, terve semestri. Kogemus, mida teist korda ei teeks. Aga see oli siiski nagu hästi põnev, ma tegin seal oma magistritöö välitööd ja. Aga siis selle Venemaa teemaga seostuvalt mul tuleb meelde, tahtsin küsida, sa kuskil mainisid, et leidsid ka ise mingisugused filmid vist San Franciscos, millest ei olnud nendel rahvusvahelistel tarkadel ja muuseumitel aimu. Kuidas sa need siis leidsid? Ei, see oli Venemaal, kust... Venemaalt leidsid need? Kus mulle, me olime juba aasta otsa monteerinud seda hipifilmi ja siis mulle Messengerist tuli sõnum, et meil on siin terve kasti täis 8 millimeetriseid filmilinte, tule järgi. Ja siis ma pidin sõitma rongiga Moskvasse jooma natuke teed ühes köögis ja siis seal oli terve suur kasti täis. Aga mitte viina? Ei pidanud viina, ainult teed jõime. Aga et selle taga oligi, et oli üks naine, kes oli kogunud oma hipisõprade käest need filmilindid kokku, aga ta pidi poliitilistel põhjustel Venemaalt lahkuma. See oli juba enne seda täiemahulist sõja algust. Et juba siis olid poliitilised dissidendid, kes pidid Venemaalt lahkuma ja siis see arhiiv jäi tema sõbra kätte ja kui ta lõpuks siis kuulis, et mina teen seda filmi, siis ta nagu leidis, et nüüd on see õige hetk ja ma olen nagu väga tänulik sellele naisele. Aga nüüd on jälle see küsimus, et kas Venemaa lubas neid siis välja? Ei, see oli ju ma lihtsalt tulin selle kastiga rongi peale. Ja. Ei hakanud liiga mokka laiutama. Aga kui ma käisin ikkagi ametlikus filmiarhiivis Moskvas, siis esimesel korral sain näed ligi, isegi vaatasin seal mingisugused filme läbi ja siis kui järgmine kord tulin Moskvasse, siis oli, et meil ei ole lauda. Nii, ma ei imesta, sest et ma mõtlen. Et nii-öelda pandi kuskilt ikkagi mingi piir ette. Et vaadati, et kes ta siin, sul on kindlasti on sinu kohta mingi toimik. Ei tea. Mõnes instantsis. Aga räägime siis ka sellest sinu uuest filmist ja filmisarjast, mis on siis minisari Piirideta põlvkond. Väga seotud ka minu igapäevatööga ehk minu sarjaga.
samuti Vabamus välja tulnud uus näitus Ilmaküla eestlased, mille üks kuraatorid sa oled. Ja kus on siis välja pandud kõik need minu sarja raamatud, mis ilmestavad seda, kui paljudes kohtades on eestlased elanud ja elavad jätkuvalt. Ja mis on need lood nende kogemuste taga. Ja mul oli huvitav seda vaadata, et sa määratlesid, eks akadeemik peabki määratlema ja filmitegija. Et sa räägid eelkõige sellest põlvkonnast, mis on siis see nii-öelda Y-põlvkond. Algab aastast sünniaasta vist äkki 80. Jah, et see on 79 on veel selline piiripealne. Ta on nagu esimene põlvkond, kellele rakendus see Euroopa liikumisvabaduse printsiip, et nad said täiskasvanuks siis, kui Eesti oli liitunud Euroopa Liiduga ja mina olin just keskkoolis, kui see liitumine toimus või keskkooli lõpuklassis ja siis kohe järgmine aasta me läksime Beritiga Londonisse. Selline nagu vaba maailma kasvandik, aga samas tegelikult kogu see nõukogudeaegne taak oli veel värskelt meeles, aga see selleks on ju. Ka tegelikult minu sari on eelkõige noorte inimeste kirjutatud. Meil on näiteid, kes on ikkagi, ka mina ei ole Y-põlvkond, olen siis see X-põlvkond, eks ole. Ja ma arvan, et meil on isegi mõni võib-olla babybuumer seal sees, kes on siis veel põlvkond vanem, kui ma nüüd õigesti neid põlvkondi panen. Aga see uus põlvkond on nagu mõnes mõttes hästi rabe, sellepärast, et nii palju liikumist, nii palju segaperesid, et vaata öeldakse kärgpere, aga siis on ka see kärgidentiteet, et kus sa oled korraga üks, teine ja kolmas ja oleneb, kus sa asud, siis see sa oledki. Ja isiklikult minu sarja kirjastajana olen ma üsna palju tajunud neid tragöödiaid ka, pooleli jäänud raamatuid, stressi, depressiooni, lahkuminekuid, mis ei paista välja, sest nendest ei saagi raamatuid. See on ikka päris raske ka, see emotsionaalselt keeruline olla see piirideta põlvkond. Ühelt poolt tõesti on see suur vabaduse võimalus, et sa võidki minna kuskile, et eriti Euroopas on nii lihtne minna ja kuna eelnevatel põlvkondadel ei olnud neid vabadusi, siis tulebki need vabadusest kinni haarata. Aga mind endast ka nagu paelus just seda sarja tehes just see emotsionaalne hind, et kui palju on nagu sellist vastuolulisi tundeid seoses sellega, et tihti selle minekuga kaasneb ka mingi süütunne, sellepärast, et sa oled oma perekonnast, oma vanematest eemal, sul sünnivad välismaal lapsed, need lapsed ei saa oma vanavanematega koos veeta nii palju aega, kui võib-olla võiks, või ka süütunne selle eest, et Eesti riik on sulle andnud, ma ei tea, hariduse näiteks või sinu lapsepõlve sind toetanud ja siis sina nüüd lähed ja maksad oma maksud kuskil mujal või siis välismaalt vaadates tundub ka häbi mingit osad joonte suhtes Eesti ühiskonnas. Samas on ka uhkus ja igatsus, et ikkagi tahaks Eestit või tahaks. Ja siis on valus, kui sa tuled, see nagu igatsid terve aasta igatsed ja siis tuled ja siis on tegelikult mitmel põhjusel valus. Jah, et kohati on nagu hästi tore ja siis juba nädal aega hiljem sa lähed jälle ära, sest et sa pead minema tagasi tööle ja siis kõik nutavad lennujaamas. Et see on nagu jah, emotsionaalselt ikkagi päris keeruline ja mind nagu paeluski ka see vastuolulisus just, et sa võid samaaegselt tunda neid erinevaid tundeid ja kõik on nagu väga õiged tunded. Ja mina mõtlen seda, et soovitus sulle võib-olla üheks suunaks, mida võib ka edasi uurida, ongi need nagu rände tagajärjel sündinud lapsed. Minu enda vanem tütar on ju selline täpselt kahe pingi vahel, et ta elab New Yorgis ja ta tahaks väga minuga rääkida eesti keelt, aga see on talle väga väsitav, et me helistame, räägime ja ta räägib sellist segakeelt. Ja ma mõtlen seda, millise optimismiga me olime selle 2 taldriku teooria juures siis, kui ta oli laps. Et kogu aeg rääkisime, et näed, me anname talle 2 taldrikut, 2 kultuuri, siis kui ta saab suureks, siis tal on 2 taldrikut, siis ta ise valib, kes ta tahab olla. Tegelikult on see igavene häda, see 2 taldrikut, kui sul ei ole aru saama, kes sa põhiliselt oled.
ja no terve see maailm on nüüd sellist uut põlvkonda ka täis, mis on lihtsalt selline väike teema, millest tahaksin hüpata teilt küsimuse juurde, mis sa edasi plaanid uurida? Sest et no ma saan aru, et sul on nagu mingid ringid praegu täis saanud ja sa mainisid, et said võimaluse minna Oxfordi. Mida siis sa hakkad uurima? Oxfordis ma vaatan, kuidas see sõjaärevus, mis on siin viimase 3 aastaga nagu ikkagi võimendunud, et kuidas see mõjutab omakorda rändeotsuseid ja neid kaalutlusi, et mis see tähendab siis olla lojaalne või mis see tähendab nagu turvatundele või kuidas. Ja millele lojaalne? Jah, kellele lojaalne, eks ole, et kuidas ühelt poolt võib-olla tuleb see soov tulla tagasi Eestisse, et just nimelt olla raskel ajal siin ja teiselt poolt on see, et kui võib-olla varem mõelda tagasipöördumise peale, siis hetkel on need tagasipöördumise plaanid nagu pandud kõrvale, et vaatame, kuidas see geopoliitiline olukord siin edasi läheb. Ja samas, mida ma arvan, et mida minu materjal näitab, on see, et ega see sõjaärevus ei ole siin tekkinud alates sellest sõja algusest, vaid et see oli ikkagi palju varem siin kogu aeg kohal, et me oleme nagu üles kasvanud sellega, et meil on naabriks Suur-Venemaa, mis on ettearvamatu ja ohtlik. Ärevus on väga huvitav teema. Ja Eesti kontekstis see ärevus on ja niimoodi eelkõige seotud selle suure naabriga. Samas mul tuli praegu selline märksõna, ma ei tea, kas ise oled seda mõelnud, et see ärevus on ju sul ka üks suur teemaliin minu San Francisco raamatus, see sinu isiklik. Ja see võis olla nagu adekvaatne, aga samas ma olen märganud, et peaaegu kõik, kes kolivad Ameerikasse, USA-sse, mina ise ka olin nende hulgas, elavadki selle üle, et sa hakkad nagu kõike kartma. Ja ma ei tea, kui palju sina vaatasid seal neid teleuudiseid, et mina ise endal seostan seda täiesti teleuudistega, et mul hakkas mingisugusel hetkel tunduma, et esiteks ma võin kohe autolle jääda, kui ma kõnnin tee ääres, tähendab siis, et kusagil on need sarivägistajad ja mitte ainult see, tegelikult ma sain hiljem aru, et mul oli ka täielik ärevus, mis oli seotud nende ökoteemadega, mis on need, et kutsutakse tagasi mingisuguseid tooteid, kusagil on hullult plasti sees mingites toiduainetes ja õhus on need mikroosakesed, mis on vaipadest tulnud ja see on ka tegelikult seesama, mille ma sain tegelikult meediast. Ja sul on ka raamatus ju seda ärevust. No muidugi, kui me oleme lihtsalt üles kasvanud Eestis, kus ma olin 5-aastasena, läksin lasteaiast üksinda tipa-tapa muusikakooli ja nagu kellelgi ei olnud mingit probleemi sellega, et see on see taust, kus me tuleme ja korraga on nagu see, et mu sõbranna Ameerikas ütleb, et tema sõber sai Oaklandi kesklinnas kuulikõhtu ja et umbes no siis on nagu suhteliselt adekvaatne hangi endale ratas, et see on nagu ainuke viis, kuidas olla turvaline ja siis ma pidingi nagu rinde pistma sellega, et iga kord, kui ma tulin öösel või õhtul San Franciscost koju ja mul oli vaja kõndida kilomeeter sealt rongijaamast oma korterisse, siis ma selle kilomeetri kõndisin hirmutundega. Ja need Oaklandi tänavad on kuidagi hästi avarad ja pimedad ja kõik on seal autodega ja siis on need kapuutsidega tüübid ja siis on need, kes on teinud liiga palju crystal methi, kes tõmblevad kuidagi imelikult, et see kõik ongi natuke ärevust tekitav. Ja et just selle Eesti taustaga tulles, kus kõik on nii nunnu turvaline, inimesed tunnevad üksteist, sa tunned ka suhetes ennast Eestis tegelikult võrdlemisi turvalisena, sest tegelikult kõik nagu teavad kuidagi kõiki, et sa enam-vähem võid ikka kindel olla, et inimene ei ole psühhopaat. Ameerikas sa ei saa kindel olla. Et see nagu ka, et seesama see suhtelugu, mis seal raamatus nagu koorub, et sa kohtad inimest, kellega teil on nii palju ühist, kellega tekib see säde ja mingil hetkel on see, et aga kes ta selline on. Ja et mis seal taga tegelikult on, et kas ma saan teda usaldada ja ühel hetkel ma saan aru, et mitte keegi ei tea minu aadressi. Kui see mees mind lööks järgmisel päeval maha, mitte keegi saaks teada, kus ma olen.
et nagu sellised nagu hirmud tekkisid mingil hetkel ja selleks oli ka alust, et absoluutselt ja ma ütlen vahele, et see raamat on väga mitmekihiline, rohkem mitmekihiline kui tavaline mitmekihiline raamat, ma ütleks. Ja üks osa sellest on ju see kaassõltuvuse koduvägivalla lugu, ma nimetaks seda niimoodi. Ja ma mõtlengi nüüd, et ma nüüd ajaliini pealt ei oska praegu öelda, et millal sul tekkis see teema, et sul tekkis see nagu terviseprobleem, on ju. Et sa hakkasid vajama arstiabi, otsisid, et sul oli kõik see mingi ajuudu ja kõik see, väga palju asju juhtus sinuga ühe aasta jooksul. Ja see võis olla seotud ju selle ärevusega, mis oli see üldine foon, see, et öeldi, et ära kõnni tänavatel ja samas võis see ka olla selle lähisuhtega seotud. Ja see kronoloogiliselt vist see hetk, kui ma sinna arsti juurde pöördusin, toimus vist isegi enne, kui see suhe algas või see oli suhte alguses, et ta ei olnud nagu ilmselt otseselt selle suhtega seoses, aga üks põhjus, mis võis mõjutada, oligi seesama igapäevaselt kogetav ärevuse tunne tänavatel liikudes. Aga teine asi, millele ma siin ka vihjen, oli see, et mul oli ka see dieet Coca-Cola sõltuvus, et tegelikult võis ka see mõjutada. Ja see oli siis see, mida tegelikult Ariel nagu osutas ja siis tema tegelikult aitas mind sellest nagu välja tulla ja ta tõi mulle sunniku vitamiine ja teema. Ega see ei olegi mustvalge lugu seal, et ta juba hoolitses sinu eest ja aga samal selle hoolitsuse sees oli väga palju kontrolli, mis sulle ei sobinud ja mis keeras nagu asja ära. Jah, et see on nagu nii karm nagu või nii ohtlik asi nagu öelda, et nagu lähisuhte vägivalla lood ei olegi mustvalged ja teiselt poolt nad tihti ei olegi mustvalged, et see on ikkagi ka armastuse lugu, mis pöördus vägivaldseks, et see armastuse lugu oli seal ka sees ikkagi, ja nagu siiamaani ma nagu tunnen ka tema suhtes, me ei ole nüüd suhelnud pärast seda, kui ma Ameerikast ära kolisin, et ma ei tea üldse, mis on temast saanud ja nii edasi, aga teiselt poolt nagu klassikaline see tühistamine ja blokkimine sotsiaalmeediatest ja lihtsalt teda ei ole olemas. Sest et see pidi toimuma, sest et seal ei olnud muud varianti, et see oli see peatükk, mis me kõik välja viskasime. Aga jah, et see katkestamine oli nagu tol hetkel vajalik minu nagu enda vaimse tervise huvides ja loodetavasti ka tema vaimse tervise huvides. Ma olen mõelnud, et kas see lähisuhte lugu, mis oli tegelikult ikkagi trauma, kõik muu, mis siin raamatus toimub, on ka põnev ja mõnes mõttes ka väiksed muud traumad, eks ju võib öelda, aga ikkagi see oli see suur trauma. Kas see võiks olla põhjus, miks sa seda raamatut kirjutasid tosin aastat? Sest mäletad, kui ammu see oli. Ma tegin ettepaneku, et kirjuta minu San Francisco siis, kui sa olid sinna läinud. Juba siis. Ja valmis sai see siis 2026. No tegelikult see põhjus oli see, et mul lihtsalt ei olnud aega. Päris ausalt öeldes, et ma tulin ju sealt Ameerikast tagasi, kohe hakkasin selle Nõukogude hipifilmiga tegelema, see võttis 2-3 aastat intensiivset tööaega, pärast seda kohe oli vaja kähku oma doktoritöö valmis teha, kuna ma olin sellega juba hiljaks jäänud, siis ma läksin Amsterdami ja seal tuli jälle nii-öelda uus selline migratsioonikogemus ja doktoritöö kirjutamine ei ole kunagi ju naljategu, et vajab nagu päris palju tööd ja pühendumist ja siis nagu, kui ma sain oma doktoritöö tehtud, siis ma arvasin, et nüüd ma kirjutan selle raamatu, et ma olen vabakutseline töötu ja ma arvasin, et siis ma kirjutan selle ja siis tuli põmm, ma sain grandi ja siis arvasin, et ma hakkan laupäeva hommikuti kirjutama 3 tundi iga laupäev, aga tegelikult see ka ei vedanud välja. Nii et lõpuks, kui mul tuli järgmine pomm uudis, et ma olin lapseootel, siis ma saan aru, et võt, nüüd ma kirjutan selle raamatu ära, sest et Eesti riik hakkab mulle nüüd palka makstma ja mul on nagu ideaalsed tingimused, et iga päev 2 tundi kirjutada ja seda ma tegingi ja see oli väga-väga nauditav protsess. Ja tagantjärgi võib-olla see distants andis ka sellise kuidagi sa nagu nägid seda lugu nagu tervikuna
ja mul ei olnud nagu seda tunnet, et ma ei mäletaks, mis seal toimus, et päris värvikalt olid need võtmesündmused ikkagi mul jätkuvalt meeles. Kaevasin välja oma mingid märkmed. Aga sa sellel ajal ilmselt päevikut ei pidanud, kui sa ma natuke pidasin, aga mitte väga regulaarselt, kuna lihtsalt oli nii kiire, et nii palju kõike toimus, et ma ei jõudnud lihtsalt kirjutada blogi või päevikut, aga mingid sissekanded mul siiski olid ja selles mõttes sai neid ka kasutada. Kuidas siis on sinu sellise kõrge enesepeegeldusoskusega? Mis tunne oli kirjutada memuaari? Kas sa said paremini aru sellest, mis sa läbi olid elanud või oli see enne kõik olemas juba vormistamise küsimus? No mingis mõttes see ajaline distants andis ka julguse panna see kiri, see lugu kirja ausalt. See kaassõltuvuse lugu või üldse kogu lugu. Et ma ei pidanud, et kui võib-olla see oleks nagu väga värskelt minuga toimunud, siis ma tahaksin seda kuidagi nagu pehmendada või peita või nagu varjata iseenda haavatavust või iseenda mingis mõttes 20. eluaastate hulljulgust. Aga nüüd, kui see kõik oli nagu nii palju aastaid hiljem, siis ma nagu vaatasingi tagasi, et jah, see oligi üks nagu raju aasta minu elus, kui ma olin 20. eluaastates, et see kõik on nagu okei, kuna see toimus nii palju aega tagasi, ma enam ei ole see inimene, ma ei pea nagu midagi, ma ei tea, pehmendama, peitma, et ma nagu julgesin olla selles mõttes nii aus, avatud, paljastav, nagu ma selles raamatus nagu kohati olen. Et eks see ärevust ikkagi natuke oli, kui ma selle välja tulin, et ma nagu niimoodi ennast paljastan, et see on ikkagi memuaar, et ta ei ole ju romaan, aga kuidagi ma mäletan, et see Netflixi sari, see Baby Reindeer, et ma ei tea, kas sa oled näinud, aga see on nagu kohutavalt hea sari. Ja mind nagu see ka julgustas, sest et selle sarja režissöör mängib seal ise ennast ja ta näitab seal ka ennast nagu väga haavatavas olukorras. Ja kuidagi see nagu andis ka mingi sellise julguse, et aga see on okei, et ma võin ise endast nagu luua kunsti või nii-öelda kanaldada see nagu loomingulisse väljundisse, mis sest, et ma olen seal haavatav, ma saan seda endale lubada, sest kõik toimus 10 aastat tagasi ja see ei ole enam mina. Ja see lugu hakkab oma elu elama ja ta on ilmselgelt kellelegi vaja. Et kui ma mõtlen sellele kaassõltuvus või sellistesse nagu rasketesse suhtemustritesse sattumine, et seda juhtub kõigiga, juhtub ka kõrgharitud inimestega. Et ma arvan, et sellist impulsi on vaja inimestele. Ja teine asi, miks ma nagu tahtsin selle kirja panna, on ka see, et just nimelt olles migrant, olles see, kes läheb teise kultuurikeskkonda, kes läheb ühte maailma kallimasse linna, olles naine seejuures, sa oledki haavatav. Ja et sellele on vaja tähelepanu pöörata, et teised, kes kunagi lähevad sellises olukorras, et nad oleksid teadlikud, et võib-olla ei tasu iga uue kavaleriga kohe kiiresti kokku kolida, sellepärast et see võib panna hoopis nagu haavatavasse olukorda, et kindlasti neid asju juhtub. Ja ma siin raamatusse viitan mitu korda sellele Virginia Woolfi oma toale, et see on ju ka peaaegu 100 aastat tagasi kirjutatud teod ja see on nagu jätkuvalt nii oluline, et igal loovisikul, loominguliselt aktiivsel naisel on vaja oma tuba, mille eest ta ei võlgne kellelegi teisele mitte midagi. See tooks meid juba San Francisco elamuturu teemade juurde ja kogu selle düstoopia juurde, mis valitseb nii selles linnas kui selles riigis, aga need on ühe teise saate jutud, ma arvan. Aga me tuleme tagasi nende teemade juurde ja kunagi me veel räägime sellest, mis toimub Ameerikas ja sellest me räägime palju. Aga praegu ma arvan, et aitäh kuulamast, Terje. Aitäh vestlemast, aitäh kuulamast, lugege raamatut. Aitäh.